algab Tehnovaade 27, nauding kõrvas, nüüd ainult 1000 eurot. Muuseas tulevad jutuks veel Macid, äpid, tääbid ja tuleb välja, et kõik on pilves. Jääge kuulama. Vaatama. Tere taaskord on 1. märts on Tehnovaade 27 ja mina olen Marko. Ja mina olen Heigo ja eelmise nädal tervenisti peaaegu me kogusime uudiseid. Me kogusime uudiseid mitte millegi kohta. Aga püha oli ju. Püha oli. Ja siis ei olnudki midagi toimumas. Kui Eestis on püha, siis maailm puhkab. Täpselt. Tegelikult aga Apple tegi tööd. Apple tõi välja sellise laheda asja nagu MacBook Pro uus versioon. Uus versioon ja nad uuendavad seda ikka niimoodi suhteliselt tihti. Nojah. Rohkem üle midagi. Ühesõnaga ja MacBook Pro siis tulevad siis jälle kõik 13 tolli, 15 tolli, 17 tolli. Hinnad alates $1199 kuni sinna, mis ma täna proovisin töö juures palju kallim, sinna kuskil 4000 kanti sai kätte. 4000 ilma tarkvarata. Noh, Mac OS X on peale. No see on loogiline. Ühesõnaga, nad siis kasutavad nüüd lõpuks võtsid kasutusele ka Core i5 ja i7 ja i3 protsessorid. Läksid üle Nvidia graafika pealt AMD graafika peale. Läksid? Veebikaamerad on neil nüüd HD kvaliteeti salvestavad, ehk siis sa saad enda sõbraga läbi iPhone 4 või siis läbi teise Maci rääkida HD kvaliteedis. Ja neil on Sandy Bridge tehnoloogia. Ja neil on Sandy Bridge tehnoloogia. Mis siis peaks ühendama protsessori ja graafikakaardi. Et tegelikult ta nüüd päris üks korraliku graafikakaarti muidugi ei asenda, et ta on rohkem, ta on parem kui integreeritud graafikakaart. Päris palju parem. On olemas juba eraldi graafikakaart, gigane. See on päris hea. Normaalne. Aga 17 olist läpakat tunnen kaasa inimesele, kes seda kaasat peab osta laua peale. Ühesõnaga jaa, aga mis on siis nagu selle MacBook Pro siis nagu niuke asi, mida nagu peaks jälgima? Ja mis ta peaks üldse meil uudistes olema? Jah, sellepärast tal on Thunderbolt! On ikka nimi on ju? On, võtsid täiega kohe HTC uue telefoni pealt ära. Aga no see selleks. Ühesõnaga Thunderbolt on selline süsteem, mis suudab ühendada sinu kõvaketta juhul, kui see on ka Thunderbolt süsteemi toetab sinu läpakaga ja sa suudad Full HD kvaliteediga video, mingi 5-6 giga arvutist kõvakettale saata, vähem kui minutiga. Aga kõige toredam asi on veel selle juures, et samal ajal sa saad kõvaketta pealt võtta sama suure video täpselt sama ajaga, samal hetkel. Ehk siis kiirus on mõlemad pidi. Just. Aga üks tore asi on selle juures. Neid tooteid, millel on Thunderbolti tugi, on peale MacBook Pro. Jah. Põhimõtteliselt ei ole mitte ühtegi toodet veel, mis suudaks seda nagu perfektselt viia. Küll aga on Lassi vist teinud mingisuguse kõvakette, millega nad oskasid seda peaaegu ühendada. Jaa. Siis tasub küll selle pärast ainult ju. Jah, ja kavatsen. Ei, tegelikult on tore asi, põhimõtte sellel on tegelikult see, et kõik juhtmed oleks ühesugused, ehk siis see asendab USB-d, see tegelikult asendab HDMI-d, see tegelikult asendab ka laadimisel, et seal on kõvem, rohkem elektrit läheb läbi selle, kui näiteks 12 volti 5 volti asemel või midagi sihukest. Minust oli see isegi väiksem oli see vahe, aga ühesõnaga natukene rohkem läheb elektrit läbi kui USB ja sihuke värk siis. Vaatame, mis nad teevad sellega, tehnoloogia on ise lahe, et see ei ole kindlasti asi, mille pärast peaks ainuüksi uuendama oma seadet, aga mõte on õige. Jah, kiirust, tahame kiirust. Täiega. Täpselt samamoodi nagu Ninite meie hea sõberprogramm. Rääkisime mingi aeg tagasi, päris kaua aega tagasi tegelikult sellest. Sajandeid ja eks me oleme vanad. Lõhn, mulla lõhn ja habe ja muu. Aga Ninite oli siis see, kus sa valisid lehekülg, kuhu sa lähed, paned Linuxid, et mina soovin saada Firefoxi ja siis ma soovin saada Chrome'i ja siis ma soovin Skype'i ja sükseid asju kõik said kokku panna ja siis tõmbas ühe install failina selle alla. Aga teile kõigile kuulajatele me teame, et te olete väga tehnoloogiast huvitatud. Vahel aitate ka oma ema näiteks või õde. Ja. Või täiesti võõrast inimest üle arvuti. Ja siis nüüd on võimalus teil selle valik ennem ära teha, te teate, mis on head programmid.
või näiteks meie ütlesime teile, mis võiksid olla ühed lahedad programmid. Vaata Linuxit saadate ainult lingi ja tema ainult tõmbab ja installeerub ise kõik. Et isegi kui te ei tea, mitme bitine operatsioonisüsteem temal on, siis ei ole vahet, Ninite oskab siis Final Destinationis endale selgeks teha selle. Lõpparvutis. Just, seda ma mõtlesingi. Et kumba siis peaks nagu installima ja üldjuhul ta teeb õige valiku. Jah, igal juhul ma tean, et minul oleks see päris palju aega säästnud nii mõnigi kord. Just. Aega säästab ka meil selline järgmine asi nagu Google Cloud. Mis asi see on? Mõtled, okei, pilv on ju. Google on pilves, meil ei ole kellelgi Google'i arvutit, järelikult Google on kogu aeg pilves. Ja Google Docs. Seda me oleme, sellest me oleme ka rääkinud. See on see lahe asi, kus sa kirjutad midagi ja siis su sõber saab samal ajal kirjutada midagi ja siis te mõlemad näete seda, mida te kirjutate. Aga Google Cloud mõtles nüüd, et võiks sinna liita ka ju Microsoft Office'i. Ei ole üldse halb mõte selles suhtes, et Google või Microsoftil endal on üks toode olemas ka samalaadne. Ja mis toimub selle Microsoft Live selle süsteemis. Aga nüüd mõtles Google, et aga kuna see Microsofti lisad on avatud platvorm, siis kirjutame ka ühe asja. Ja nüüd on võimalus teil teete Office'is ükskõik millises siis kas Excelis või PowerPoints või Wordis teete dokumendi valmis, panete saada pilve. Saadad pilve, sõber vaatab, teeb omapoolsed muudatused ja sina näed neid. Me testisime, meil ei töötanud. Võib-olla me tegime midagi valesti, see on lihtsalt niivõrd uus tehnoloogia. Ma arvan, et me tegime midagi valesti. Aga see võib midagi ka olla, jah. Proovime homme uuesti, aga andke teada, kas teil õnnestub. Küll, aga antakse 5 euroga kõrvaklappe. Ja nagu me täna eelsaate alguses teada saime, et antakse ka tasuta, küll valimisteel natuke lobodega. No see on muidugi teine lugu, see on selline promotsioon. Aga ühesõnaga jah, taustal olevad kõrvaklapid. Täiesti tavaliselt Defenderi kõrvaklapid maksavad 5 euri. Mis nad teevad? Nad mängivad sulle heli kõrva sisse. That's it. Ja mitte eriti hea kvaliteediga, tal ei ole ei mikrofoni ega midagi. Aga ta on kõrva ümber pehme. Kui sedagi, ma ei ole selles kindel. Kindlasti ei ole ta nüüd mugav. Selge. Ühesõnaga, asi, millest ma tahan rääkida, kõrvaklapid. See on tegelikult äärmiselt oluline teema, sest et kõik meist on kasutanud vähemalt kõrvaklappi ja paljud meist kasutavad seda väga tihedalt, et on ju jube hea, kui sa oled endale natukene rohkem raha välja käinud ja sa tunned, et sul on hea muusika kõrvaklapi sees. Aga sa ei mõtle tegelikult sellele, mida see sinu kõrvaga teeb või miks sa peaksid seda, miks sa tegelikult selle volüümi nii kõvaks pead panema, et seda head soundi saada? Tegelik põhjus on see, et sul on sitad kõrvaklapid. Põhimõtteliselt. 5 eurise kõrvaklapiga sa jääd ilma pooltest helidest, mis su MP3 mängist tuleb. Juhul kui su MP3 fail ei ole mingi 96 kilobitti sekundis. See oleks midagi rumalus. Korraliku kvaliteediga muusika jõuab sinuni läbi korralike kõrvaklappide. Ühed sellised on need. Näevad välja umbes samasugused. Need on Denoni puitkorpusega kõrvaklapid, mis maksavad 1080 eurot. See on natukene palju. Umbes 17 000 krooni vanas vääringus. Ja need on head kõrvaklapid. Nii. Aga nendega sa ei lähe elu sees tänava peale kõndima, sest need ei tohi vihma saada. Aga need on head kõrvaklapid. Nendega sa kuuled heli. Nendega oleks rumalus kuulata MP3. Võimalik. Nendega oleks rumalus kuulata isegi täiesti tavalist CD-d läbi enda arvuti. Võib-olla tõesti. Oleneb mille kaardis vaja on. Nad on audiofiilidele. Täpselt. Aga mitte tegelikult sellest, mida sa üldse rääkida. Tahtsin rääkida sellest, et 2 tüüpi kõrvaklappe on. Ühed on need, tegelikult on 3. Tavalised. Need, mis isoleerivad müra. Ja need, mis tekitavad vastandmüra ehk siis canceldavad, kaotavad müra. Ehk olete näinud mõnest muusikavideost vähemalt, et praegu hull promo käib sellega. Dr. Dre tegi ühe seeria Beats, selline punane ja B-täht on. Ja kõrvaklappidel peal väga stiilsed näevad välja. Ja need on nüüd ehtne näide noise cancellingist või siis vastasmüra tekitajast, mis tähendab tegelikult seda, et kõik need väljas olevad helid, näiteks lennukiga sõites, kõik need väljas olevad helid tulevad teil tegelikult kõrva sisse, aga seal on maagilised protsessorid,
mis saavad sellest välishelist aru ja põhimõtteliselt tekitavad vastashelli, nii et te lihtsalt ei kuule seda. jah, vastandherts tuleb ja üks elimineerib teise. Ja me tahtsime ka rääkida natuke noise isolating ust rohkem, ehk siis heli isoleeriv. ehk siis need on need ehitajate kõrvaklapid, mis käivad sul niimoodi ja siis sa lihtsalt ei kuule, mis väljas toimub. Ja mitte ainult on ka olemas need samad, mis praegu tulevad väga paljude telefonidega kaasa ja mis tulevad ka mängijate, nagu helimängijatega kaasa. Need, mis sa surud kõrva sisse, eks. Et need on ka. jah, põhimõtteliselt sul heli ei pääse väljapoolt sisse. jah, aga natuke sellest vahest tervislikkusest ka nagu räägiks, et kui meil on, kui väljast heli absoluutselt juurde ei pääse, siis see helirõhku. Siis on tegelikult see, et see volüümi tase, mida sa pead enda kõrva sisse mängima, see on tegelikult palju väiksem. Et natukene mõelge selle peale, mina olen selles suhtes väga halb näide, mulle kogu aeg ka meeldib hästi kõvasti kuulata muusikat, aga keegi räägib kuskilt. Tegelikult on asi tõsine, et soovitan igal juhul ära harjuda tegelikult nende kõrva sees käivate väikeste nööpkõlaritega, et see on alguses natuke ebamugav, aga esiteks on teil parem heli ja teiseks te säästate oma kõrvu. Just nii. Täpselt nii. Kurbus tuli peale, aga mis sa arvad? Telefoni! Ja nende tarkvaja. Android 2.3 ehk Gingerbread. Täpselt niimoodi, jõulud tulevad kohe meelde, aga tore uudis kõigile HTC omanikele. Peate ootama ainult jaanipäevani. Täpselt ja tulebki kõige uuem Androidi operatsioonisüsteemi versioon teie telefoni. jah, samuti tuleb see ka Galaxy S-ile. Eeldatavasti. Kõigi eelduste kaasalt. See meie siin taustal olev pilt, see on tegelikult lekitus, milline hakkab nägema välja Samsung Galaxy S Gingerbreadi ka. Täpselt nii. Tulemus on Galaxy Tab 8,9 tolline versioon, millest me ei tea midagi. Ja nad juba rääkisid uuest, eks ju, 10.1-st, kui vana on 7, siis uus. Mõtlesin, et ei, kurat, teeks ikka midagi vahepeale ka. Nii, et ilmselt selle aasta keskpaigaks on või lõpuks hiljemalt jõulutajaks on teil võimalik valida Samsungi poolt tablette igas suuruses. jah, ja sellel hetkel, kui teie meie videot vaatate internetist, siis te mõtlete, et miks me ei rääkinud iPad 2-st. Sellepärast, et iPad 2 tuleb välja homme. Kahjuks. Aga sellest me räägime juba järgmine saade. Aga sellega me veel ei lõpeta. Sellepärast mul on 2 kiiret asja veel. Nii. Mul on selline asi. Need inimesed, kes armastavad Internet Explorer 9. 14. märtsil on oodata Internet Explorer 9 väljatulekut. Ametlikult mitte enam teha. 14. siis 24. täiesti kindlalt juba. Miks selline? Võt ei oska öelda, mis nad jukerdavad seal. Selge. Oma reliiskandidaatide ja muude asjadega. Mina tõmbasin selle alla, testisin järgi. Esimese 2 kasutamise koha peal jooksis mul kokku. Ma ei ole seda veel uninstallinud, ma annan talle veel natuke lootust, aga mitte nii palju, et ma jätta kasutama. Teine asi, millest ma nüüd tahtsin kiiresti rääkida, on Sony. Jaa! Need 2 asja, mis te mõtlete siin. See on on-load. Siiamaani on 3 sentimeetrit. Siiani 3 sentimeetrit. Ja see siin on uus 17,7 megapiksline kaamera. Mõtle, kui suure pildi te teha saaksite. Sama suure kui siia ekraani peale. Ja see läheb telefoni sisse arvatavasti millalgi. Nii et ma arvan, et järgmise aasta alguses on oodata, mitte enam ei ole võitlus sellega, et kes teeb 8 ja kes teeb 10 megapiksliga, vaid siis vaid nüüd teeb 17 ja 20. Täpselt nii on lood. Keegi ütles selle kohta hästi, et pikslid sinu telefoni sees tähendavad täpselt sama palju kui. Ja sellega lõpetame. Tänaseks lõpetame, jah. Kirjutage, joonistage tehnovaade@gmail.com. Meie oleme aadressil www.tehnovaade.eu. Ärge unustage Facebooki minna, Twitterisse minna ja YouTube'i minna ja igal pool me oleme Tehnovaade. jah, ja varsti näete meie lehekülge. Tšau. Tšau.